Ja nüüd kuuleme edasi seda lugu, kuidas nõid Vinni lugeda ei osanud ja kuidas ta sellest olukorrast puhtalt välja tuli. Seda maid ilmus otse laste keskele suur urisev hambuline ja hiiliv lõvi. Siuke lõvi tuli. Ta limpsas keelt ja nuusutas lapsi ning ajas oma suure roosa suu päärani, et alla neelata. Üks! Abrakadabra, hüüdis Vinni ja lõvi oli hoobilt läinud. Ütles Vinni, kes tundis, et ta on nõrk nagu nälkjas. Kas see polnud lahe? Ei olnud, ütlesid pisikesed põngerjad. Olgu, ma teen ühe parema triki, ütles Vinni. Ta võttis riiulist raamatu, mille kaanel oli raketipilt. Kes tahab kosmosesse sõita? Mina! Hüüdsid kõik väiksed ülviksid. Abrakadabra, ütles Vinni. Need siuksed hüüdsid kõik. Mina. Otse maid ilmus raamatukokku kosmoserakett. See oli nii suur, et tegi lakke augu ja kust paistis lapike sinist taevast. August puhus sisse tuulehoog, mis väristas raketitiibu ja keerutas Vinni juukseid. Ohoo, ütlesid pisikesed põngerjad hiiglasuurt raketi uudistades. Raketist astus välja robotist kosmonaut. Ahetasid pisikesed põngerjad. Tulge koos minuga Marsile, kamandas robot. Hakkame üheskoos hirmsate kargotelnautidega võitlema. Muidugi läheme kõik Marsile, ütles Vinni. Pange skafandrid selga, viimane kui üks, astuge pardale. Vinni hüppas ühel jalal ja üritas endale skafandrit selga tõmmata. Ta ei märganud, et Vilbur hiilis uksest välja, aga korraga paiskus raamatukogu uks pärani. Taevake, mis siin lahti on? Käratas proua Parmar. Hihihi, itsitas Vinni. Ääre pealt poleks see enam olnud taevake, proua Parmar. See oli juba peaaegu marsike. Proua Parmar tõmbas end õhku täis nagu õhupall. Ta usutas robotile. Sina, kohe välja! Lapsed, pange kõrvad kinni! Kõik tõmbasid kössi ja katsid oma kõrvad kinni. Robot läks tagasi raketti ja pani mootori käima. Prõmm, vuh! Rakett lendas üles, jättes raamatukogu lakke suure augu. Sellega on lugu lõppenud. Lõpp, ütles Vinni. Auk läks kinni ja raamatukogu nägi jälle tavaline välja. Proua Parmar ütles lastele. Kohe välja mängima. Siis osutas ta Vinnile. Sa oled vallandatud. Vinni ja Vilbur läksid kurvalt jalgrattakuuri, et sealt oma luud ära tuua. Nad olid just sõitma hakkamas, kui nad kuulsid mänguväljakult suurt kisa. Appi! Üks äkiline tuulehoog oli tõstnud õhku kõik pisikesed tiivulised haldjad ja keepidega superkangelased ning viis neid üha kõrgemale üles ja koolist eemale. Appi, karjusid nad. Juba tulen, hüüdis Vinni. Hoia kinni, Vilbur! Vinni ja Vilbur lendasid luuaga üles taevasse.
võta Vilburi käpast kinni, ütles Vinni ühele haldjale. sina hoia ta sabast, ütles ta ühele superkangelasele. ja peagi tõi Vinni nad kõik turvaliselt tagasi maa peale. sa päästsid meie lapsed, Vinni, ütles proua Parmar. nüüd pead sa küll aktusele tulema, et direktor saaks sind korralikult tänada. aktusele anti pisikesele nõiavinnile auhind parima kostüümi eest. suur Vinni sai aga kangelase medali. kas tead, Vilbur, ütles Vinni, kui nad õnnelikult kodu poole astusid. elus on muudki võluväge kui vaid abrakadabra nõidused. Mäu, küsis Vilbur. ma arvan, et lugeõdes on samuti võluvägi, ütles Vinni. Nurr, nõustus Vilbur. ja niimoodi lõppes see lugu. Kuulmiseni!